Tere kõigile, meil on taas kord käes esmaspäev ja me ei ole siin kahekesti, vaid kolmekesti ja meil on külas ka Marili, kes on siis küünlabrändi asutaja Helge Kuu ja võib ka ilusti nimetada sind kui küünlameister. Ja kes on märganud meil meie Instagramis Reelse, värvilise Reelse, siis täna me avalikustame ka selle suure saladuse, milles seisneb meie koostöö ja räägime natukene koostööst, aga ka kindlasti räägime human designist. Ja nagu siin on näha, siis meil on üks kaunis bodygraph jälle selja taga. Nii et me natukene räägime siis Marili loost ka ja võib-olla toome näiteid ka tema, see on Marili kaart, et tema bodygraphiga seoses, et siis nagu meile kombeks on human designi ja kõike muud elu kombineerida. Aga Marili, äkki sa räägid, et mis asi see Helge Kuu on ja mis see küünlameister endast kujutab? Jaa, aitäh mind vastu võtmast. Helge Kuu on minu väike beebi, mulle meeldib nimetada. Ta sündis juba aastaid tagasi, 2018. Sai ta siis algusest natuke teise nime all, aga nüüd siis Helge Kuu. Ja lihtsalt öeldes ongi ta küünlabränd, mõned teised tooted ka, mis mulle rõõmu pakuvad, aga põhiliselt ma keskendun siis dekoratiivsete küünalde loomisele. Ja miks ta on mu ellu tulnud ja miks ma seda teen, on väga lihtne, sellepärast et ma on alati meeldinud asju kätega teha. Kas siis saviga meisterdada, kas siis maalida, olen ka aastaid teinud ehteid, et kõik, mis on kuidagi meditatiivne, hästi maandav, ma olen hästi elav inimene, ma olen hästi suhtleja, mulle meeldib ennast hästi palju avada, aga selle tõttu ma ka hästi palju annan ennast ära. Ja see siis küünalde tegemine nüüd see on minu maandus, see on minu meditatsioon, nii et see kasvas firmaks või selleks minu tööks üle väga pika aja, et alguses see oligi täitsa hobi, ma tegin ka tavatööd ja siis iga õhtu või iga nädalavahetus vabadel hetkedel ma valasin küünlaid oma köögis, nüüd on mul oma stuudio, mis on väga tore, et on niimoodi ajapikku ajas muutunud, paremaks läinud, ma loodan. Ja küünlameister on muidugi selline tiitel, mida ma võib-olla väga kergesti omaks ei taha võtta, aga ma olen hästi tihti, võib-olla ongi mul human designis tuleb välja, ma olen selline, mis mina väike Marili, mis mina on ju, aga okei, ma võtan selle täna omaks, ma olen küünlameister. Mis see siis tähendab, on see, et ma olen oma ametilt küünalde valaja, et kõik, mis sellesse puutub, kõik. Minu jaoks on see nüüd hästi kerge, mis on küünal, aga eks iga inimene ju ei tea, mis sellesse ühest küünlasse, mis sinna läheb, on ju, et võid öelda lihtsalt, mingi vaha, mingi taht, et ta küünal põleks, aga tegelikult see variatsioon, see maailm on nii suur ja lai ja et teha looduslikke küünlaid, mis on mulle endale hästi tähtis, et nad oleksid looduslikust vahast, et inimene siis ei hingaks endale sisse seda sünteetikat, mis on väga oluline, aga ka puhtalt, et nad oleks ka ilusad, esteetilised, nad pakuksid rõõmu, nad pakuvad mulle väga palju rõõmu, need on lihtsalt kõik, mis ma loon, ongi see nagu minu pikendus, et kõik minu lemmiklõhnad, ma teen neist küünlaid, minu lemmikvärvid, ma teen neist küünlaid, et selline lühidalt öeldes see Helge Kuu. Ja see on nii tore, kuidas sa mainid, et toob sulle rõõmu, mis ongi täpselt, ütleme, kui me räägime sinu energiatüübist, generaatori kõige olulisem punkt, et see, mis sa teeksid, et sinu töö, ükskõik mis formaadis see töö on, et see pakuks sulle rõõmu. Ja see oli nii tore, kui me siis selle koostöö esimese kohtumisega tegime ja leppisime siis kokku, siis sa olid juba, läksid koju kohe, tegutsesid ja seda õhinat oli sealt nii tunda, et see generaatori puhul just see, et selle tegutsemise taga oleks see õhin ja see rõõm,
no minu arust see küll kiirgub sust välja, mis on nii tore. Ja teine element, ma arvan, on täna ka see pühendumine, eks ole, mis generaatoritel väga tihti, mida sa tajudki, kui ta teeb seda, mis talle päriselt meeldib, siis oled pühendunud, sulle meeldib minna nagu sügavuti ja keskenduda ja ongi see, et mitte lihtsalt võib-olla niisama midagi teeme, et kui sa midagi teed, sa teed nagu hingega ja pühendumusega, eks ole, et ma arvan, et terve sellest brändist tegelikult kiirgab see välja ja see oli ka, ma arvan, et üks põhjus, miks ma tol korral, kui ma tegelikult Mariliga kohtusin, siis 2024 aasta jaanuaris ühes töötoas Tabasalus Ruubi salongis ja seal tekkis mul see mõte, et see ka sama kontseptsioon, mida me täna siis ka tutvustame, et vot see on see bränd, kellega ma tahaks koostööd teha. Ma mäletan, et pärast seda töötöö lõppu tulin, mainisin, et mul on üks koostöö. Just, sa ei tulnud siia niisama tagamõttega mind üle vaatama põhimõtteliselt. Just, et see oli jah, et mul on alati mingitel üritustel, kui ma olin lähemal, olen jaganud seda, et mul on alati mingisugune tagamõte, et miks ma sinna lähen. Kas mulle see koht meeldib, seal pakutakse süüa või seal on mingi võimalus koostööks. Keegi inimene, just. Kui te Kait tahate külla, siis pakkuge süüa ja Kai tuleb. Ja sealt tegelikult see idee tuli, eks ole, see seeme sai istutatud ja nüüd alles tegelikult ju siis peaaegu aasta hiljem me võtsime uuesti ühendust, tekkis ka meil omavahel see aeg, et nii, nüüd me tahame midagi teha, meil oli see idee, võtsime Mariliga ühendust ja sa tulid kohale, sa olid nõus, see tekitas su elevust, me võtsime ka selle riski, et me teadsime, et sealt võib ka ei tulla, eks ole. Et ilmselt sa oled jaganud ka seda, et täna sul on tundvalt lihtsam ei öelda. Vanasti ma oleks kõigega nõus olnud, et teeme, isegi kui see oleks minu jaoks tähendanud midagi, mis mind nii väga ei paelu, mida ma nii väga ei naudi või võtab liiga palju minu aega või mitte kui lihtsalt nagu mentaalselt ka lihtsalt väsitab. Et vanasti ma saanud, teeme ja siis ma oleksin võib-olla istunud kodus niimoodi, miks ma sellega nõus olin. Aga nüüd ma olen rohkem jõudnud sellesse punkti, et ma tunnen ära, et et see päriselt kõnetab ja siis ma lähengi, nagu te ütlesite, kohe väga õhinasse ja siis ma tahaks hakata kohe toimetama. Aga mulle meeldib, kui asjad niimoodi voolavadki, et ei teki mingeid tõrkeid, et siis ma näen, et see on õige asi, mida teha, et kui oleks ükskõik millega juba tekkinud siin nädala-paariga mingi tõrge, siis ma oleks mõelnud, huvitav, mis see tõrge mulle näidata tahab. Aga praegu ongi niimoodi, et voolab ja kui me räägime tehnilisest poolest, siis küünaldest, mis me oleme loonud koos, et need on ka praegu nagu voolanud, et ei ole, seda ei saa või seda ei oska, et kõik värvid, kõik on super, kõik lõhnad, kõik on väga super. Nii et kõik nagu selles mõttes voolab, mis ongi väga oluline. Ja sinu puhul veel, kui kaardi juurde tulla, siis me enne rääkisime detailsemalt Human Designist ka, aga siit juurkeskus, et nagu näha, siis Marilil siin on väga palju väravaid ka defineeritud ja eriti just see 52 ja 9 ja see 52 ongi selline nagu tugevus paigalseisust ja 9 annab selle vastu siis sakraalist selle tegutsemisenergia, nii et siit ka eriti pluss kõik need väravad ja juurkeskus ise, et see arusaam, millal on õige aeg midagi teha ja võib-olla mitte kiirustada ja mitte ise punnitada, nagu sa ütlesid, ja survestada, vaid lastagi voolata ja aru saadagi just sellest enda sisemisest kellast, et nüüd on õige hetk. Et nagu sa enne ka mainisid, eks ole, et kui sa lased selle vabaks, selle võib-olla nagu mentaalse surved, nüüd ei tule võimalusi, siis tegelikult need hakkavad tulema. Ja just selle koostöö puhul ka, et me just kirjutasime sulle siis, kui sul oli see mõte, et äkki peaks üldse midagi lõpetama või äkki peaks tegema, et usaldada seda. Mentaalne plokk oli kindlasti, et terve see aasta on nagu pigem siuke keeruline, mitte ainult ärilises elus, aga isiklikus on siuke üles-alla, on nagu enamus, ikka käib, on ju, aga mul natuke praegu on rohkem nagu nii olnud ja siis natuke üles, on ju, et siis oli täpselt see hetk, et nagu plokk, nagu kivisein on ees ja ma ei näe sealt läbi, aga just see alistumine, et las sa siis olla. Ja siis kohe on ju, tuleb üks koostöö ja tulid mingid teised ägedad on ju töö nagu päringud, et peab ikka usaldama rohkem. Ja see hästi läheb tegelikult paika ka siis generaatori selle strateegiaga, et ongi, et kui sa Human Designis mitte midagi muud ei tea, siis ongi, et kuidas su energiatüüp toimib ja siis on strateegia, mis siis generaatorite puhul ongi see,
et sa ei pea ise väga initsieerima ja algatama ja push ima, vaid sa lubad elul tulla nendel võimalustel, inimestel, inspiratsioonile, ta ongi, et mööda minnes võib siin miski asi nii-öelda nagu kõnetada, inspireerida, eks ole, ja siis sul on vastata midagi. Et ongi, et kui sa lihtsalt istud diivani peal ja mõtled, mis on mu järgmine samm, no ei tulegi midagi, eks ole. Et sa jagasid seda ka natukene, et kuidas sa jõudsid näiteks, kuidas generaator jõuab sellise ideeni, et hakata küünlaid tegema? See tuligi nii, et ma enne küünlaid tegin ehteid ja tegin päris pikalt ehteid ja ehete inspiratsioon sai täpselt nipsust otsa ja ma ei hakanud sellega võitlema, sellega, et äkki nagu punnitaks veel. Okei, otsas, siis on otsas. Ja nagu mainisin, terve elu mulle meeldib kätega asju teha, ehk siis ehted said otsa ja paar nädalat hiljem ma olin kodus arvuti taga ja lihtsalt nagu tundsin, et ma pean midagi tegema. Et kuigi jah, ma siis käisin ka tööl, aga see ei täitnud mind piisavalt, lihtsalt just selle kätelise tegevuse mõttes. Ja scrollisin Pinterestis, täiesti mõtlematult. Ma ei otsinud mingit kindlat asja, ma lihtsalt vaatasin, mis seal mul pakkuda on ja mis elu ette viskab. Ja siis järsku nägin küünlapilti. Ja seal küünla peal oli roosa kvartsikristalli kujutis. Ja kuna mulle kristallid on eluaeg väga meeldinud, siiamaani väga paeluvad mind kõiksugused säravad asjad. Ja siis ma mõtlesin, et nii äge, et miks see küünal, kuidas see roosa kvartsiga seotud on, et ma väga nagu ei saanud sellest aru. Ja üks Ameerika firma, kes siiamaani teeb küünlaid, läksin nende kodulehele ja vaatasin, et neil oli küünlad, mille põhja oli ära peidetud kristall. Ehk siis sa ostad seal küünla, ta lõhnab väga hästi, sa põletad ta ära ja siis seal sees on väike lihvitud, mis nii väike, tegelikult päris mõnus 4 sentimeetrit kristall, mis sa võtad välja lusikaga, pesed puhtaks ja paned kodus kuskile. Ja ma mõtlesin, vau, ma esiteks polnud elus sükest asja näinud, ma polnud Eestis sükest asja näinud ja siis ma tundsingi jällegi, vot seda ma tahan teha. Ja ma arvan, vähem kui nädalaga hiljem mul oli juba kõik asjad valmis ostetud ja hakkasin niimoodi köögis hakkasingi valama. Ja kohe natukene üles kuskile panin on ju Instagrami ja inimesed tahtsid, mul jäi see üllatus. Et algus ikka teed ise endale, ütlesin emale, ma hakkasin küünlaid tegema, nii ägedad on ju, ema tahtis sõbrannadele osta, on ju, õde ka endale sõbrannadele, on ju, vanaema, ikka algus on ju kõik käib pereringis, on ju. Aga minu üllatuseks need kristalliga küünlad niimoodi plahvatasid kohe. Aga jah, nii et enne seda mul polnud mitte mingit huvi küünalde osas. Tõesti ei olnud. Ma ostsin ise neid suvalisi kuskilt, kõige odavamaid, et lihtsalt põleks midagi, et lihtsalt oleks hea lõhn. Ei, ma ei teadnud mitte midagi parafiinvahast või sojavahast või kookosvahast või erinevatest lõhnadest või värvidest. Et see täitsa tundmatu maailm ja kohe tundsin nii suurt seda soovi hakata sellest kõigest aru saama. Ja internet on ju nii suur ja lai infot täis, et sealt see on läinud. Ja see on nii tore, et kõik, kes te kuulate ka ja võib-olla olete generaatorid või manifesteerivad generaatorid ja elus on siuke etapp, et kuidagi on see paigalseis või frustratsioonitunne või selline tunne, et midagi tahaks või et midagi on rohkemat, aga kuidagi ei oska seda järgmist sammu astuda, siis siin tõesti, nagu sa ütlesid, et lubada endale see asi ellu kutsuda ja märgata, et hakata välja mõtlema on üsna võimatu. Ja väga frustreeriv. Väga frustreeriv. Hästi, sa võidki sattuda sellisesse nõiaringi, et ma ei oska midagi teha ja ma pean midagi tegema, et just sellest lahti lasta. Generaatori jaoks on see kõige hullem sõna, ma pean. Ja see, mis sa ütlesid ka, et elule alistuda selles hetkes, sest ongi siit sellest sakraalkeskusest tuleb see tegutsemisenergia ja ta vastab sellele, mida ta tegelikult tõesti tahab teha, et ongi kas siis uudisted internetis, Pinterestis näed küünalt või kuulete kuskilt podcastist mingit informatsiooni või sõber ütleb midagi või hoopis näed mingit reklaami, et see sisemine käivitus tunned ära, et nagu sa ütlesid ka, et sa tundsid ära selle, see pani sind elama ja juba kohe pani tegutsema. Kohe hakkas tulema, jah. Et see on nii ilus näide sellest generaatori strateegiast ja selles osas kõigile julgustuseks ka, et võtta seda aega ja see tuleb selles osas. Et ei saa nii-öelda, et ei jää tulemata see, mis peab sinu ellu tulema, eks ole, mis sind kõnetab, aga ongi see, et kui sa tõenäoliselt oleks nagu
mõelnud niimoodi, et ma pean midagi tegema ja lähed kas või teed tööd siis edasi sellise frustratsioonitundega, siis tegelikult ongi, seal ei jäägi ruumi üldse millelegi reageerida, sa ei tunne ära, see tõenäoliselt on nagu kõige vastu, et kõik on halb, jah, kõik on negatiivne, et see ei kõneta, ei too kõneta. Aga mina manifesteeriva generaatorina praegu vastan ka elule ja ma vaatan seda ja ma tunnen, et ma tahan avada. Ja räägime küünaldest ja räägime, mis siin karpide sees siis on. Võib-olla, me võime rääkida küünaldest, aga võib-olla siis juba ette ütleme ära, et see on seotud otsustamisega ja siis human designi järgi autoriteediga. Ja näete, et siin on 7 küünalt ja me oleme loonud siis igale autoriteedile vastava küünla värvi, mis vastab siis tema tšakra värvidele ja me oleme siis lõhnad valinud vastavalt sellele tšakrale ja vastavalt sellele, et mis nii-öelda võiks seda keskust toetada vastavalt sellele, et mis hetkel sa oled neid otsuseid tegemas. Nii et sinul, Marili, on emotsionaalne autoriteet ja sellele see on siis seotud päikesepõimikuga, päikesepõimiku tšakraga ja millele vastab siis üks teatud värv ja ma arvan, et see on siin karbis. No, mul on endal sama, nii et ma siis avan esimese. Nii et selline kollane. Selline imekaunis mulliküünal. Sa tahad natukene rääkida, mis on selle küünla eripära? Miks ta sulle meeldib? Miks ta mulle meeldib? Mulle lihtsalt see mullikuubik on minu jaoks nii armas ja nii tore. See on nii puhtalt esteetiline lihtsalt, et kui ma nägin, et see on võimalus mul sellised küünlad hakata valama, siis tead, ma lihtsalt vaatasin nii nunnu. Lihtsalt puhtalt see, et ma tahan, see näeb minu meelest, kui ma vaatan siit näha oleks, ta näeb igal pool nii armas välja. Ta on lihtsalt, ja selles mõttes dekoratiivne küünal, aga ütleks, et need ka põlevad väga ilusasti, väga hästi. Et ei ole see, et seda ei tohi põletada, muidugi tohib põletada. Aga need on muidu ka lihtsalt väga ilusad. Ja see oligi see üks põhjus ka, et kui ma seal Ruubi poes seda, meie tegime tol hetkel teistsuguseid küünlad, aga nad olid seal väljas ja mul oli nagu, ma olen visuaalselt, mul on see tugevaim, meil on väline ja ma nägin seda, sinu bränd ka veel, ma pean suga rääkima, mul hakkas kohe pildid, ideed, kõik jooksma, eks ole. Ja täna me olemegi jõudnud reaalselt tegelikult nagu teostuseni, kus siis on see autoriteedi küünal ja meil on, siis ongi, et see on emotsionaalne keskus, see on praegu siis 3. tšakra. Me lähme selles mõttes meie human designi autoriteetide järgi ja mis on need lõhnad? Need lõhnad on siis bergamot ja juicy orange ehk siis, et see on selline mahlakas, apelsin, mõnus, värske. Aga natuke see bergamot annab talle natukene sellist nagu tummisust, et ta ei ole, et ta on kindlasti selline mitte väga magus, mitte väga ainult apelsinine, et see bergamot on iseenesest väga, ma ei taha öelda maskuliine, see võib-olla ehmatab kedagi ära, ta ei ole nagu mehelik lõhn, aga ta on lihtsalt selline hästi on niisugune tummine. Need 2 nagu koosluses on niisugune ideaalne miks minu meelest, et ta on väga värske, mõnus. Toob sulle rõõmu, mis on tohutult just selle päikesepõimikuga seotud siin see otsustamisel ka põhiküsimus on, et kas otsus pakub sulle rõõmu, võtta aega, et selline võib-olla siin need märksõnad võikski olla võib-olla tasakaalustav, selgust toov ja sellist positiivset emotsiooni loov. Mis me ka otsustasime kolmekesi koos, et nagu on näha, need on ombre stiilis tehtud, et ta on, see läheb valgest veidi kollakaks, siis väga kollaseks, et see sai ka puhtalt loodud sellepärast, et ta näeks ka põnevam välja, et oleks esteetiliselt ka kihvtim ja toredam, et kindlasti need meeldivad paljudele. Nii. Ma ise juba ära oodata, et võikki neid hakata põletama. Võtame järgmise. Kellel on au? Mina. See on mingil põhjusel minu lemmik. Mina ei ole varem oranžiga midagi teinud, oranži värviga. Ma olen selle peale mõelnud, aga ma olen mingitele teistele värvidele kindlaks jäänud, mis tundusid turvalisemad. Ma arvan, see ongi see põhiasi turvalisemad. Aga siis, kui me kokku saime ja siis ma teadsin, et ma pean katsetama oranžiga ja siis ma seda tegin ja siis nüüd, tada!
minu meelest see on lihtsalt nii armas ja ilmselt see on ka sellepärast on mu lemmik praegu, et ma tean, et meil seda päikselist aega Eestis jääb järjest vähemaks ja vähemaks iga päevaga. Et kui ma seda vaatan, see lihtsalt tekitab mulle juba seda sooja päikesetunnet. Et see oranž on seepärast ma küsisingi üle, ma mäletan, et mis see minu värv on? Mulle tundus, et minu värv on see oranž, sest et ta lihtsalt räägib minuga. Aga... No sul on seda ka, sellepärast, et siit, eks ole, see oli siis emotsionaalkeskusega seotud, see on selle sakraaliga ja sinul on ka sakraalvärviline, kuna sa oled generaator. Ja kui sul see emotsionaalne lainetus nii-öelda on üsna neutraalses faasis, siis see sakraal ka räägib sinuga, ehk siis seal ongi see, siin on, ütleme, et miks ta ka oranž on elurõõm, ihad, elujõud, seksuaalsus, kõik selline nagu vitaalsus pluss miinus. Oranž on ka siuke värv, et kas sulle täpselt, et siin ei ole nagu neutraalselt, ma jään külmaks, see keskus ei jäta kedagi külmaks, et kas täiega või mitte üldse. Ja siit ka see lõhn on siis magus apelsin ja kaneel. See on natukene soe ja natuke võib-olla jõululik meeleolu, aga... Ta võib olla jõululik, aga pigem ta ongi lihtsalt selline mõnus soe, ta on vürtsine, ta ongi just see, mis te kõik ütlesite, see elujõud, see power, ta ongi täpselt selline lõhn, et mõne jaoks kindlasti on väga jõulukas, aga üldiselt see kombo on olnud, kui me räägime Helge Kuu ajaloost, kõige müüdavamaid kombosid, et inimestele väga meeldib see lõhn, et mitte just ainult jõulude ajal, vaid kogu aeg. Et eks me eestlastena vist tahame kogu aeg seda rohkem soojust, rohkem päikest. Ja mina ka tean, et kuna mul endal on just see keskus valge, et toetada teinekord just seda sellist mingit tegutsemist, tegemist, pühendumust, et siis on see küünal, mida võib-olla panna põlema ja keskenduda just sellele, et mul on seda energiat ja jõudu ja tahet ära teha asju. Mulle võib anda selle järgmiseks. Palun. Mis oli kõige värvi poole pealt täpselt see, mis mind kõigepealt köitis. Kõik, kes mind teavad, et minu lemmikvärv on roosa. Mina ei teadnud. Päriselt. Vau, issand, kui lahe. Ma praegu õppisin siukse fakti. Ja see lõhn on siis Pojengi kuninganna. Ja see lõhnab nii hästi. Nii et roosa ja see on siis intuitsiooni autoriteet, ehk siis on põrnakeskus, mis siis on see, et ka tegelikult hetkeline väike sosin, mis ütleb sulle jah või ei, mine sinna, tee seda, see on õige, see on vale. Ja ma arvan, et justkui nagu selline Pojengi lõhn on ka minu jaoks mul ka lemmiklinjad, nii et selles mõttes, et roosa ja Pojengi, et see on juba emotsionaalselt tekitab seda, aga see ongi see, et nagu tunned seda korraks ja esimene, kui sa nuusutad, siis ongi kevad või suvi selline, et see on niisugune õrn, mõnus ja siis ka, et intuitsiooni puhul, et sa tunneksid seda kergust, seda mõnusat lõhna ja seda intuitsiooni, mis sinuga nagu ühe korra räägib. Ja siis ta on nagu vaikne, eks ole, et sellepärast tagant on niisugune väike tagasihoidlik. Ja kui sinu kaardist uuesti rääkida, siis sul on siin nagu näha siis see keskus täitsa avatud, ehk siis kui ei ole ühtegi seda numbrikest väravat, siis see on täitsa avatud ja see tähendab seda, et tegelikult et sind sa oled hästi mõjutatav ja sa võidki näiteks kuulda teiste inimeste intuitsiooni, et mis neile on õige teha. Samamoodi sa võid üles korjata inimeste hirmud ja siin samamoodi, et see küünal võib toetada seda, et aru saada, et mis on hirm ja mis on sisetunne. Et sul võib olla see... Ja samamoodi tegelikult immuunsussüsteemiga seotud, et sa võid tegelikult korjata üles ka teiste haigusi. Või kui keegi räägib, et tal pea valutab või jalg valutab, siis sa võid justkui tunda, et tajud ära või isegi füüsiliselt, et sul hakkab ka pea valutama. See on mul eluaeg niimoodi ja eriti kui on inimene mulle hästi lähedane elukaaslane niimoodi, et siis neil on mingid valud, siis ma võtan kohe endale. Kohe. Et siin öelda endale, et oot, kas see on minu oma ja lihtsalt puhastada, et lõigata see nii-öelda läbi. Et jah, sa oled siin hästi avatud. Et siis see roosa võib ka sellele keskenduda, seda toetada. Aga jah. Nii, aga ma võtan siis järgmise. See värv on meil roheline. Ja roheline siis on seotud südametšakraga, südametšakra värv. Ja Human Designi järgi kutsutakse ka egokeskus, nii et siin on, ütleme, et
see autoriteet saab siis olla manifestoritel või projektoritel ja kõik sellised nagu sinu südamesoovid, sinu tahtmised ja just see, et see tuleks puhtast kohast, mitte sellest egost. Ja see on siis hästi toetav ja meile kõigile on ka väga hea, sest meil on kõigil avatud see. Meil on kõigil täitsa valge ja nagu sa mainisid ka, et sul on just võib-olla nagu selle enese väärtustamisega ja endast siis lugupidamisega teemasid, siis see tuleb ka siit defineerimata südamekeskusest, sest seal elab siis see sihuke ka enda väärtustamine ja see võib olla hästi, kui seal ei ole oma energiat ehk siis valge, siis see võib olla seotud sellega, et mida teised sinust arvavad, et sa justkui paned selle enda väärtuse kuskile väljaspoole. Endast väljas, et siis sihuke see küünal saab toetada seda, et tuled jälle keskmisse, väärtus tuleb sinu seest, mitte kuskilt väljast. Ja see roheline on imelise sandlipuu ja roosi kombinatsioon, mis on siis ühest küljest selline naiselik, roosilõhn on ju ehtne, sihuke ülim naiselikkuse, aga teda siis tasakaalustab selline natuke tummisem, mõnusam, maisem sandlipuu. Et ka sihuke mõnus kombinatsioon, ma arvan just selle südamega seotud, et hästi toetab seda. Et teha südamest tulevaid otsuseid, mitte lasta ennast kõigutada siis ei finantsidest, materiaalsusest, teiste hinnangutest, teiste väärtustamisest, vaid just see, et mida mina tegelikult arvan, et mida ma väärin, mida ma tahan teha, mida ma soovin teha, et kõik need otsused tuleksid siis selle järgi. Nii, ma võtan siis siit järgmise. Ma arvan, et värvid on mul juba paistud pähe hakanud jääma. Siin peaks olema ja siis sinine. Ta on siuke heledam sinine, natukene türkiis-sinine. Sinine, nii. Mina enam ei mäleta, millega see seotud oli. Räägime korra lõhnast. Ja, lõhnast. See on sidrunhein. Selline herbal. Mis ma enam eesti keelt taimne. Herbal lemongrass. Nii et selline mõnus, sidrunhein on ka üle aegade, üle aastate rääkides minu enda tegemistest kõige populaarsem lõhn, et see on selline, mis väga paljusid kõnetab. Kuidagi selline lõhn, mis inimestes tekitab kohe ka siukse sooja positiivse tunde, aga samas sellise nagu energilise. Et see paneb kohe, see on siuke mõnus ja värske, see nagu tõstab mind. Et sidrunein on jah selline magus, aga hapu, aga mitte, aga jah, ta on siuke huvitav. Et ma ei ole vist kedagi kohanud, täitsa ausalt, kedagi kohanud, kes ütleks mulle, et talle ei meeldi sidrunheina lõhn. Et see on kuidagi universaalne lõhna küünlamaailmas. Ja see on siis seotud 5. tšakraga, see on kõrikeskusega seotud ja see ongi, ütleme, et aitab, ütleme, et ta on tegelikult intuitsioon, seal saab identiteediga, aga lihtsalt kõrikeskuses ta väljendub, et see otsustamine ongi see, et siis ongi identiteedikeskus, aga ta peamiselt väljendub selles, et sa räägid oma ideed, oma otsused läbi ja mitte siis sellepärast, et kellelgi teiselt mingit nõu saada, vaid just see, et enda sisemusest rääkimine ja jagamine aitab tuua selguse kehasse, et see on see, mis on minu enda autoriteet, mida ma olen siis väga palju viimasel ajal ka väga sügavuti õppinud tundma ja saama aru, et mis on siis see minu kehas jah või ei. Ja see rääkimine on nagu see täiesti see võlusõna ja seal ka ütleme, et see võib-olla siis see värskus ja seal see selline meelekindlus, enesekindlus, eks ole, et identiteedikeskus on kõik seotud enesearmastusega, et ma tean, kuhu ma lähen, mida ma teen, kes ma olen ja mul on väga enda jaoks olulised väärtused. Ja see võib toetada ka kõiki manifestoreid, sest manifestoritel see definitsiooni järgi on kõrikeskus siis värviline ehk siis toetada just seda enda väljenduspotentsiaali, et tihti, mis manifestoritel on, mis minu kogemuse järgi on see, et kui neil on natuke tasakaalust väljas, neil läheb hääl ära, see on nagu esimene kõige nõrgem koht, kus kohe tuleb see väike piste, et julgeda just ennast väljendada, olla endaga jooduses autentne, et siis see kõrikeskuse küünal võib olla ka väga toetav. Nii. Lähme edasi. Järgmine. Siis selle on tumesinine. Tumesinine. Ja täpselt läheb su minule ka selle tumesinise lõhnaks on siis salvei ja meresool, mis on selline
huvitav kombinatsioon, mis võib-olla niimoodi lihtsalt selle lõhna peale mõeldes võib-olla ei tule kohe midagi ette, siis see on selline värske. Noh, see meresool, no ta ei, noh, kui ma ütlen sool nagu otseselt ju ei lõhna, on ju, aga just see salvei ja meresoola segu hästi ka selline maine, looduslik, mõnus, värske, no nagu jalutaks mere ääres. Lained ja kohin ja kõik see mõnus maandus. Loob selguse. Just, selgus on väga hea märksõna. Ja see... Me räägimegi mõtteselgusest. See on selle keskusega siis, mõttekeskusega seotud Anša tšakraga siis. Ja viimane. No nii. Ja võib-olla veel mida siia juurde öelda, et ongi see on siis mentaalne autoriteet ka ja just see, et mis need otsused tulevad sellest kohast, et mis sinu jaoks tundub loogiline ja ta toetab ka täpselt seda, et sul oleks selline selgus iseenda mõtetes, et aru saada, mis võib-olla on kuskilt mujalt üle tulnud, mis on sinu enda oma ja mis on sinu jaoks need siuksed õiged väärtused, põhimõtted ja mõtted. No ilmselt ongi, et ma ka jällegi ilmselt ei tea ühtegi inimest, kes ei saaks mere ääres mingit selgust. Paljud inimesed, eks ole, et kui sul on võimalus minna mere äärde jalutama, siis nagu seal sa saad nagu selle selguse just mõtetes, eks ole, et seda see toetabki. Ja meil ma arvan üks mingi nunnu värv on see. Nii, ombre lilla siis. Ombre lilla. Ja siin on siis... Ta ei ole seotud ühegi keskusega, tema on meil reflektorite küünal, seotud siis lunaarse autoriteediga, rütmidega, tsüklitega, aja võtmiseks, et aru saada, Karl läks sinna, vabandust, et aru saada iseendast ja siin ka see siis toetav lõhn on lavendel ja väikese vanilje siukse magusa aroomiga. Miks öelda, et ongi, et see aja võtmine, et reflektorite jaoks on siis oluline lubada endale kasvõi vähemalt kuu aega, et mingisuguste otsuste vastuvõtmisega, et on täiesti normaalne, et sul on vaja minu jaoks näiteks vanilje seostubki sellega, et ma olen aega ja ma lõdvestun ja lavendel on ka selline. Lavendel on ju puhas see lõõgastamise ja sa võtadki selle aja. Mina teen hästi tihti lavendli soolaga vanni, kui mul ongi vaja seda täiesti nagu ära lõigata ennast muust maailmast, siis on kohe lavendel. Et see lõhn ja kindlasti jällegi toetab. Nii et selline äge vikerkaar, no nii, need näevad nii isuäratavad välja igat pidi. Et meil 18. novembril läheb siis lahti eelmüük ja 2 nädala jooksul saate endale siis jõulukingitusteks teistele või iseendale varuga koju soetada neid küünlaid ja siis see detsembri alguses hakkame neid kodudesse välja saatma. Just. Kas sul on veel mingeid mõtteid jagada kas küünalde kohta või kas või oma disaini kohta? Võib-olla jah, et mis sul enne me tegime väikese sellise sissevaate ka, et kas sul jäi midagi, mingi paar asja, mis sul hästi kõrvu jäi? No põhimõtteliselt mul jäi kõrvu see, et ma olen kõike päris hästi teinud. Mis andis mulle nagu hästi suure selles mõttes nagu toetuse, et enne tänast ma olen human designist kuulnud üsna vähe, et midagi siin, midagi seal, noh, sellised sõnakõlksud nagu generaator ja manifestor on ju kuskilt läbi käinud, aga ega ma rohkemat nagu, noh, sellest üldse midagi aru ei saanud, on ju, et nüüd on nagu palju selgem pilt, et pigem mul andiski see lihtsalt tuge, et vau, et ma olen, et see, et ma olen usaldanud enda sisetunnet, et see ongi õige olnud ja et see, kuidas ma olen mingeid asju teinud, et miks ka on väga palju asjad õnnestunud, et ongi sellepärast või mõned asjad, mis ei ole õnnestunud, ongi sellepärast mitte õnnestunud, et noh, et see kõik on nagu, et kõik on päris õige olnud, et see on nagu hästi toetav, sest eks mul ikka nagu paljudel inimestel ilmselgelt on need hetki, kus sa hakkad kahtlema enda sisetundes, enda sisehääles, et äkki see ikkagi tuleb mingist muust emotsioonist, on ju, et ma sain nii-öelda tõestust siis sellest disainist, et mul ikkagi, ma ikkagi usaldaksin täiega enda sisehäält, seda sisetunnet, et mida rohkem ma teda usaldan, seda rohkem ta mul räägib nagu koheselt seda tõtt, minu enda tõtt siis. Et see oli väga-väga põnev.
ja sinust kiirgab küll sellist rahulolu ja just seda sära, mis generaatoritel on hästi iseloomulik, et tunned seda energiat, mis aitab, mis laeb, et selles osas on, ei ole ainult sinu jutt, et sa elad selle järgi, vaid seda ka tajuda, mis on nii tore. Nii et väekad küünlad igat pidi. Ja selles mõttes, et kui lihtsalt rääkida nagu teile seda tausta, et kõik need küünlad ilmselgelt olen ma ise teinud ja need kõik valmivadki siinsamas Tallinnas, minu enda kodus on mul väike stuudio ja et kõik otsast lõpuni on käsitöö, kõik lõhnad valan ise sisse, kõik värvid valan ise sisse, et kõik pakin ka ise ära, et selles mõttes, et noh, need loodetavasti pakime koos, aga et no siis ongi, kõik tuleb hästi südamest. Ja siis ma usun, et ongi, tegelikult asjadele jääb kaasa energeetika külge, et ma juba tajun, et kas või nende küünalde puhul, et kui sa need tulid ja need laua peale panid, et siis on nagu see, et sa juba saad aru, et need on nagu nii mõnusad ja need on tehtud armastusega. Nii et siuke väike armastuse pakikene erinevates värvides, lõhnades, toonis ja kes on hästi lõhnatundlik, siis et me teeme või et on valik ka neutraalse lõhnaga, et ilma lõhnata küünalt, et lihtsalt seda siukest nagu väge ja värvi ja imekaunist nunnut mullidisaini nautida. Nii et me ootame novembrit. Jah, 18. november siis, et tuleb silma peal hoida, et helgekuu.ee, helgekuu kodulehel siis leiab neid eelmüügist. Olgu. Aitäh teile! Tšau!